Tere, mina olen Lisbeth ja täna otsustasime varbad liiva pista ja rääkida natukene mängudest sügishooajal. Et sügisel meil natukene teenuste olemus muutub. Kõigil on siuke ilmafaktor sees või kuna me 360 tegeleme mängude, matkade, reiside ja koolitustega, siis täna ma olen siia kutsunud Alfredi, et rääkida teile natukene lähemalt mängudest. Tere, Alfred, räägi siis, mis meid eesoleval sügishooajal ees ootab? Jaa, ütleme üks selline etapp siis aastast saab läbi, kus selline tavapärane suvepäevade korraldust jääb vähemaks. Ja siis ees ootamas on selline natuke vihmasem ja külmem aeg, et selle jaoks me siis peame natukene ümber struktureerima, et paneme rõhku võib-olla rohkem sellistele mängudele, mida saab sisekeskkonnas mängida. Ja siis samuti ka ütleme võib-olla koolitustele, mis sobivad hästi näiteks seminaripäevadele või konverentsipäevadele, et ühesõnaga rohkem sellist fookust. Mis mänge sa ise välja tooksid, et mida võiks nagu sügis- või talvehooajal mängida ja kas on ka midagi uut olemas või mingeid muudatusi juba olemasolevate mängudega? Jaa, muudatusi on tulemas küll ja mis on võib-olla kõige suurem muudatus, et meil aasta alguses tulid välja mõned uued mängud, mis sobisid esialgu ainult välikeskkonda, aga nüüd siis oleme ka töötanud selle kallal, et saaks neid teha sees. Ja ütleme, kui sa tahad konkreetseid näiteid, siis ütleme selline hea praktilise väärtusega mängud on meil Faks peakontorist, suurendame käivet. Aga samas uuematest on siin üks nüüd hästi head tagasisidet saanud mäng nimega Operation Mindfall. Et ma arvan, et need kõik sobivad suurepäraselt nii sügisesse kui talvesse. No, peamiselt on meie mängud mõeldud meeskondadele. Aga kas on mingeid mänge ka mingi teatud sihtrühmadele, vanuserühmadele? On küll. Meil on siis, nagu sa ütlesid, enamus on küll võib-olla mõeldud meeskondadele, aga meil on näiteks ka loodud lastele mõeldud mängud. Ennekõike siis kas näiteks peredega mängides või sobivad ka hästi õppeasutustele, näiteks põhikoolid tihtipeale tellivad, et selline lastele suunatud mängud ja siis teine on jah, selline kollektiividele. Kas kliendid saavad ka kuidagi mängude loomisesse panustada? Ikka saavad. No eks me tegelikult ennekõike lähtumegi sellest, et mis on kliendi soov. Kui tahetakse meie siis mänge muuta natuke personaalsemaks, siis alati tuleme selle sooviga selles mõttes vastu, et saame mänge siis juba olemasolevaid mänge natukene modifitseerida, tuua sinna sisse siis kliendi poolset sellist temaatikat või sisu. Või siis, kui tahta päris nullist teha, siis ka see võimalus on täitsa olemas, et midagi nagu täitsa sellist omapärast teha, et siis oleme ka neid projekte teinud ja hea meelega, et siin üks näide, kui soovitakse avada uut kontorit, siis me saame teha sellise uue kontori sisese orienteerumise, et sellised näited, et ikka kuulame kliendi ära ja räägime koos, mida head teha annab. No ma tean, et tegelikult neid mänge viivad läbi väga lahedad mängujuhid. Ütle paar sõna nende kohta ka. No mängujuhid on siis meie nii-öelda justkui bränd, et nemad esindavadki meid ja tõesti meil on hästi särtsakad ja ägedad mängujuhid, et ilma nendeta 360 kindlasti ei oleks see, kes ta oleks. Ma arvan täpselt samamoodi, väga ilusasti öeldud. Aitäh, et vaatasite ja näeme juba talvehooajal. Mängudeni!